ma äsja leidsin mahajäetud aksolotlite lemmikloomapoe, mis on täis maailma kõige haruldasemaid aksolotli liike. Alates kuldsetest kuni melanistlike ja isegi pimedas helendavate aksolotlideni. Aga see pole veel kõik. Kuna see lemmikloomapood oli spetsialiseerunud aksolotlitele, oli neil mõned kõige haruldasemad morfid, mida üldse leida võib. Sealhulgas kõige kallim tüüp, mosaiikaksolotl. See liik võib maksta üle $10,000. Ja noh, selle lemmikloomapoe endine omanik ütles mulle, et siin on mõned neist koos hulga teiste hullumeelsete tüüpidega, millest ma pole kunagi kuulnudki. Nii et minu ülesanne on uurida kogu pood läbi, et päästa iga aksolotl enne, kui on liiga hilja. Aga see ei saa olema lihtne, sest need aksolotlid on siin olnud hüljatuna juba 2 nädalat pärast poe sulgemist. Mis tähendab, et neid hakkab aeg otsa saama. Ma ei teagi praegu, kust alustada. Siin on nii palju erinevaid tiike ja akvaariume, mis on täis aksolotte ja kes teab veel mida. Ma mõtlen, vaata seda silti. Seal on kirjas haruldased aksolotlid $500 ees. Ja seal teisel pool on veel üks silt, mis ütleb, et mutantsed aksolotlid maksavad $1000. Ma ei ole kindel, mida see tähendab, aga ma näen ka suurt akvaariumi, millel on kirjas mitte müügiks. Võib-olla seal hoitakse kõige haruldasemaid aksolotte. Ma arvan, et uurime seda video lõpus. Aga praegu alustasin ma oma otsingut. Ja kõigepealt oli seal see suur riiul, mis oli täis akvaariume. Pole aimugi, mida me siit leiame. Mehed, need akvaariumid on ikka päris rõvedad. Vaadake, kui roheline see vesi on. Mis iganes siin sees on, sellel pole kindlasti enam palju aega jäänud, nii et me peame kiirustama. Ma liikusin edasi ja hakkasin ringi vaatama. Ja kõigepealt olid seal need väikesed purgid, mis olid enamasti tühjad, välja arvatud need 2, milles oli hunnik värvilisi krevette. Need tegelased olid tõesti lahedad, aga kahjuks olid nad liiga väikesed, et neid välja võtta. Nii et ma otsustasin nad sinna jätta ja edasi liikuda. Ja noh, kohe krevettide kõrval oli purk, mis oli täis kerakala maime. Kuidagi õnnestus mul kõik 3 kätte saada ja ma panin nad ämbrisse puhta veega. Aga kui ma edasi liikusin, sattusin palju suurema akvaariumi peale, kust ma leidsin oma esimese aksolotli. Oh issand, Helen, vaata seda! Me tegelikult püüdsime midagi kinni! See siin on väike aksolotlipoeg. Õnneks on ta veel elus. Ma hakkasin juba natuke muretsema nähes, kui räpased need akvaariumid on. Kui te ei teadnud, siis aksolotlid on väga tundlikud loomad. Nad vajavad ellujäämiseks väga puhast vett. Aga nagu näha, on see tegelane ikka veel elus, mis tähendab, et me leidsime ta just õigel ajal. Kuid kui ma teda lähemalt vaatasin, märkasin, et tal puuduvad mõned jalad. Ärge muretsege, aksolotlid suudavad tegelikult oma jäsemeid uuesti kasvatada, kuid see tähendab, et selles akvaariumis on veel midagi, mis teda ründab. Nii et ma panin ta kiiresti ämbrisse värske veega ja jätkasin seal kahvaga ringi püüdmist, kui äkki juhtus see. Oh issand, Helen, vaata sinna! Vaata, siin on veel üks aksolotl! Mul oli õigus. Nii, sain ta kätte. Oh issand, vaata, kui palju siin vetikaid on. See on rõve, vaata seda. Meil on veel üks aksolotl ja see on tegelikult natuke suurem. See on nii lahe. Oota korraks. Ma arvan, et see aksolotl on deformeerunud. Vaata seda. Siit on näha, et tema saba on 2 lõhenenud, mis tähendab, et keegi hammustas ta saba ära ja ta üritas seda tagasi kasvatada, aga see kasvas tegelikult 2 erinevasse suunda. See on väga haruldane deformatsioon, ma pole seda kunagi varem näinud. See on hullumeelne. Nagu näha, on enamikul neist akvaariumit sildid peal, mis näitavad, mis seal sees on ja kui palju need maksavad. Aga sellel on lihtsalt kirjas aksolotli poeg. $45, mis tähendab, et see on lihtsalt tavaline ja mitte midagi haruldast. Aga mida edasi video läheb, seda haruldasemaks ja kallimaks aksolotlid muutuvad. Pärast seda sattusin teise akvaariumi peale, mis oli täis musta vett. Ja natuke veel kahvaga ringi püüdes õnnestus mul veel üks aksolotl kinni püüda, aga see oli eriline. Noh, kutid, ma olen kindel, et te näete, et see ei ole tavaline aksolotl. See on albiino ja see teeb ta palju haruldasemaks. Ja ta on tegelikult päris suur, aga nad kasvavad veel palju suuremaks. Ja ma võin teile garanteerida, et me leiame selles lemmikloomapoes mõned tõelised hiidlased. Aga see on ikkagi väga lahe leid. Ja see on veel üks aksolotl, kes on päästetud. Kuid ma olen kindel, et siin on veel sadu, nii et me peame jätkama. Praeguseks oli sellel riiulil jäänud vaid paar akvaariumit. Ja järgmises akvaariumis oli midagi täiesti ootamatut. Vau, mis see küll oli, kutid? Oh issand, seal on midagi sees. Ma ei tea, mis see on. Ma ei usu, et see on aksolotl, aga ilmselt ainus viis teada saada on see kinni püüda. Nii, et ma võtsin veel ühe kühvlitäie ja kohe sain kätte selle, mis osutus hiiglaslikuks albiino Aafrika küüniskonnaks. Ei ole võimalik.
ma pole kunagi näinud nii suurt Aafrika künniskonna, teate. Vaadake, kui suur ta on. Ta on nii pontsakas. Ma tõesti ei oodanud seda ausalt öeldes. Ma arvasin, et selles lemmikloomapoes on ainult aksolotlid. Aga arvestades, et me oleme juba leidnud krevette, kerakalasid ja selle konna, siis vist ikka mitte. Nii et jah, see teeb selle päästeoperatsiooni palju raskemaks, sest kes teab, mida me veel leiame. Oh ei, rahune maha, mees. Me lihtsalt püüame sind päästa. Tule tagasi siia. Ma panin konna ämbrisse ja liikusin edasi selle riiuli viimase akvaariumi juurde ning leidsin veel ühe aksolotli, mis oli seni kõige suurem. Ja nagu näha, hakkas meie ämber kiiresti täis saama, aga meil oli veel pikk tee minna. Läksin loomapoe teisele poole ja kohe leidsin midagi hullumeelset. Oh, Helen, ma arvan, et meil on midagi. Vaata seda. Ma tean, et ma nägin seal midagi. Kus see on? Siin see on. Oh issand, ei või olla. Vaata selle aksolotli suurust. Okei, see on kindlasti seni suurim, mille oleme leidnud, kuid see on ka kõige haruldasem. Vaata, seda nimetatakse melanistlikuks aksolotliks ja need on tuntud selle poolest, et on täiesti mustad. Ma mõtlen, vaata seda, neil polegi värvi. Isegi nende lõpused ja silmad on täiesti mustad. Ja, see on kindlasti suurim, mida ma kunagi näinud olen. Nagu sa võid ette kujutada, kuna see aksolotl on üliharuldane, on ta ka väga kallis. Siin on kirjas, et see maksab $300, mis on hullumeelne, aga see pole kaugeltki kõige väärtuslikum, mille me leiame. Pea meeles, me otsime ikka veel $10 000 väärtuses mosaiik-aksolotlit ja see võib olla ükskõik kus. Nii et ma jätkasin otsimist ja lõpuks püüdsin midagi muud. Oh, meil on veel üks. Vaata seda. Vaata seda. Meil on veel üks aksolotl. Kui palju neid siin sees on, kutid? See on uskumatu. Tundub, et see on lihtsalt tavaline isend. Midagi erilist pole, aga ta on tõesti suur. Vaata seda. Vaata, siin on veel üks võrgu sees. Oh, ja see ei ole tavaline. Selgus, et see on kuldne aksolotl ja need on kindlasti ühed minu lemmikuliigid. Sildi peal ei olnud kirjas, kui palju see maksab, aga ma olen kindel, et see oli väga kallis. Nii et ma panin mõlemad ämbrisse ja jätkasin otsinguid, kui äkki püüdsin midagi muud. Aga see ei olnud aksolotl. Oh, sa teed vist nalja. Vaata, mida me just püüdsime. See seal on pisike Flyle, kilpkonnapoeg. Oh, issand! Kui te ei tea, mis see on, siis see on üks haruldasemaid magevee kilpkonni, keda saab lemmikloomana pidada. Ma ei ole tegelikult üllatunud, et me selle leidsime. See oli neil müügiks välja pandud. Siiski ei garanteeri see, et see on ikka veel seal sees. Me oleme juba leidnud hulga tühja akvaariume, millel oli kirjas, et midagi on sees. Näiteks see sinine aksolotl. Aga ma olen tõesti õnnelik, et ta seal oli, sest et kilpkonnad on väga haruldased ja väga kallid. Vaadake seda, see maksab $800. See on hullumeelne. Okei, jah, sa tuled kindlasti minuga koju. Pärast seda hakkasid asjad aeglustuma ja ma hakkasin arvama, et see akvaarium on täiesti tühi. Aga kui ma tegin oma viimase kühvlitäie, tõmbasin välja seni kõige haruldasema aksolotli. Oh ei, vaata seda! Ei ole võimalik. Helen, kas see on see, mida ma arvan? Ma arvasin alguses, et see on tavaline, aga ei ole. See siin on vask aksolotl ja see on kindlasti kõige haruldasem, mille me seni leidnud oleme. Ja see on ka tohutu. Vaata seda! See on sõna otseses mõttes suurem kui mu käsi. See on hullumeelne. Selle loomapoe juures on tõesti lahe see, et neil on igal pool tabelid, mis näitavad aksolotlite erinevaid värvivorme. Ja kui sa vaatad, siis me oleme juba päris mitu neist leidnud. Me leidsime vaskaksolotli, kuldse, albiino ja isegi melanistliku. Aga nagu näha, on siin veel palju erinevaid. Ja need muutuvad video jooksul järjest raskemini leitavaks. Nii et ma võtsin vaskaksolotli ämbrisse ja jätkasin otsimist. Ja järgmiseks oli see ülipikk akvaariumide rida. Aga mida ma ei teadnud, oli see, et just siin hoidis loomapood oma kõige pöörasemaid olendeid. Oh, vaadake, ma näen selles midagi. Mis see on? Kas see on jõevähk? Ma arvan, et on, kutid. Tule siia, sõber, me püüame sind päästa. Oh, palun ära näpista mind. Oh, issand, vaadake selle asja suurust. Okei, noh, seda ma küll ei oodanud. Aga nagu me oleme õppinud, võib selles loomapoes tõesti ükskõik mis olla. Tule, lase võrgust lahti, sõber, lähme. Sa oled valmis? Nii, valmis. Aga nagu näha, ei ole see tavaline jõevähk. Tegemist on haruldase valge homaariga ja see on kindlasti suurim, mille ma kunagi olen püüdnud. Aga kui sa lähemalt vaatad, siis tal kasvab lausa vetikas üle kogu keha. See näitab, kui kaua ta siin hüljatuna on olnud. Nii et jah, pea end õnnelikuks, me just päästsime su. Oh ei, ta üritab mind näpistada, palun ära tee seda. Okei, paneme ta lihtsalt ämbrisse. Õnneks sain jõevähi ämbrisse ilma, et ta mind näpistanud oleks. Ja ma jätkasin otsimist. Ja kohe pärast seda püüdsin ma veel midagi.
oh, ma arvan, et siin on midagi. Mis see on? Kas see on kala? Ei või olla. See on meie esimene kala selles videos. Oh, rahune. Mis see on, kutid? Ta paanitseb praegu. Oota, ma arvan, et ma tean, mis see on. Kuulge, see on neelajasäga. Oh, see on nii lahe. Need kalad on tuntud selle poolest, et nad on väga agressiivsed ja nad võivad tegelikult süüa teisi kalu, kes on neist 2 korda suuremad. Põhimõtteliselt söövad nad kõike, mis neile suhu mahub. Ja jah, me ei püüa neid eriti tihti. Nii et see on tõesti äge leid. Kuna me ei taha, et see neelajasäga sööks ära mõne teise päästetud looma, panin ta eralgi ämbrisse ja jätkasin uurimist. Ja pärast veel mõnda võrguviset juhtus see. Oh, meil on veel üks aksolott, vaadake seda. Vaatame, mis see on. Tundub, et see on veel üks albiino. Oot, oodake korraks. Ei, see on midagi muud, kutid. Okei, teate mis? Vaatame kohe morfitabelit, sest sellel pole punaseid silmi, nii et see pole kindlasti albiino. Ma arvan tegelikult see on leukistlik, seda me pole veel leidnud. Leukistlikud aksolotid on väga sarnased albinoodele, ainus erinevus on nende silmades. Olgu, aeglaselt aga kindlalt kogume kõik aksolotid kokku, kuid meil on veel palju ees ja need muutuvad järjest haruldasemaks. Nii et ma panin ta ämbrisse koos ülejäänutega ja jätkasin akvaariumide läbivaatamist. Ning mul õnnestus leida veel hulganisti tavalisi aksolotle. Samuti selle, mis oli Amazonase kerakala. Siiski muutusid asjad, kui leidsin veel ühe aksolotli, aga see ei liikunud. Oh ei, kutid, ma arvan, et selle jaoks jõudsime natuke liiga hilja. Ma ei usu, et ta jäi ellu. See on tõesti halb märk. See tähendab lihtsalt, et aksolotlitel hakkab siin aeg otsa saama. Nii et jah, me peame kiiresti tegutsema ja ülejäänud päästma. Ja selgub, et neil aksolotlitel on veelgi vähem aega, kui ma arvasin, sest järgmisena sattusin ma akvaariumi peale, mis oli katki ja kust lekkis palju vett. Enamik veest oli juba kadunud, aga natuke oli veel alles. Ma lihtsalt loodan, mis iganes siin sees on veel elus. Oh, see ei ole hea, kutid. Varsti ei ole selles akvaariumis enam üldse vett. Me peame tõesti kiirustama. Esmapilgul tundus akvaarium täiesti tühi, aga natuke ringi vaadates märkasin midagi. Ja see oli aksolot, keda ma polnud kunagi varem näinud. Vaadake seda, kutid. Siin sees on aksolot. Ja see on tohutu. See peab olema siiani kõige suurem. Ja teate mis? Ma arvan ka, et see on uus liik. Okei, teate mis? Unustage võrk. Ma isegi ei usu, et ta siia sisse mahub, nii et ma lihtsalt proovin ta kinni püüda. Tule siia, sõber, me üritame sind päästa. Nii, saimegi kätte. Ta on nii libe, kutid. Vaadake selle aksoloti suurust. Oh, issand. Esmapilgul tundub, et see on tavaline leukistlik. Kui aga vaadata silti, siis seal on kirjas, et see on sinilõpuseline aksolotl. Nad saavad selle nime, sest nende lõpused on sinised, mitte punased nagu tavaliselt. Ja ma ei näinud seda isegi aksolotlite tabelites. Nii et see tüüp peab olema ülimalt haruldane. Ja õnneks oli ta ikka veel elus, arvestades, et akvaariumis oli vaevu vett, aga siin sees võib veel rohkem olla. Nii et ma jätkasin otsimist ja lõpuks leidsin veel midagi. Oh, Helen, ma arvan, et meil on veel üks aksolotl. Oh, see näeb hullumeelne välja, vaadake seda. Oh, issand. Nüüd ma arvan, et ma tean, mis tüüpi see on. Seda nimetatakse kuldseks vaskaksolotliks. Ja see on 2 üliharuldase morfi segu. Näite, sellel on base värv, aga sellel on ka need üliägedad kuldsed täpid üle kogu keha. Ja täpselt nagu sinilõpuselist aksolotlit pole ma ka sellist varem näinud. Nii et jah, neid pole kindlasti lihtne leida. Aga sellest loomapoest oleme õppinud, et neil on põhimõtteliselt kõik maailma aksolotli tüübid olemas. Nii et jah, kes teab, mida me veel leiame. Ma panin ta teiste juurde ämbrisse. Aga nagu näha, läks see üsna täis. Nii et ma otsustasin nad tõsta sellesse suurde jautisse. Ja just siin näete tõesti, kui palju aksolotle me oleme päästnud. Aga see polnud veel midagi. Meil on veel nii palju akvaariume ja tiike uurida, nii et peame edasi minema. Okei, kuulge, see akvaarium tundub üsna tühi ja sellel oli ainult 2 kleepsu, nii et ma arvan, et me saime kõik kätte. Oota, oh ei, vaata sinna, Helen. Ma arvan, et ma näen midagi liikumas. Mis see on? Siin on ikka veel midagi sees. Sain ta kätte. Ei või olla. See on väike leutsistlik aksolotl. Oissand. Ma oleksin ta peaaegu maha maganud, teate. Hea, et ta on täiesti valge, muidu poleks ma teda kindlasti seal märganud. Aga õnneks märkasime teda ja saime ta kätte. Pärast seda kontrollisin veel kord, et akvaarium oleks täiesti tühi. Ja siis liikusin järgmise akvaariumi juurde. Ja just sealt leidsin seni kõige hullumeelsema aksolotli. Oh issand, Helen, vaata seda! Ma näen siin akvaariumis aksolotlit, aga tundub, et temaga on midagi valesti.
kui sa vaatad lähemalt, siis tal on nõpused ainult pea vasakul poolel. kas sa näed seda? See on hullumeelne. Okei, proovime ta kinni püüda, et saaksime lähemalt vaadata. Tule siia, sõber, me päästame su. Ma tahan olla väga ettevaatlik. Ma ei tea, kas ta on vigastatud või midagi. Vaadake seda, inimesed! Okei, see on kindlasti kõige hullumeelsema välimusega aksolotl, kelle ma kunagi olen kinni püüdnud. Kuidas midagi sellist üldse juhtuda saab, inimesed? Okei, see aksolotl peab olema tõesti 1 miljonist ja see ilmselt seletab ka, miks ta pole müügil. Tavaliselt, kui poodides on midagi, mis pole müügiks, tähendab see, et see on väga eriline. Ja jah, võib-olla sündis ta sellisena või sai ta vigastada, ma ei tea. Aga igal juhul on ta ülimalt ainulaadne ja tõenäoliselt minu lemmik aksolotl siiani. Ja see seletab ka, miks tema nimi on Lefty. Alguses olin ma veidi segaduses, aga nüüd on see palju loogilisem. Kuna see aksolotl on väga eriline, oli tal terve akvaarium ainult endale. Nii ei rünnanud teda keegi. Nii et ma võtsin ta ja panin ta eraldi ämbrisse ning jätkasin otsinguid. Ja kohe selle akvaariumi kõrval oli teine, milles oli midagi täiesti teistsugust. Oo, kas see on kilpkonn? Vaata siia, Helen, siin on väike kilpkonn sees. Tule siia, sõber, me lihtsalt püüame sind päästa. Oo, vaata seda, ta on nii armas. Okei, ma ei oodanud seda, aga see seal on albiino punakõrv ilukilpkonn. Ja ausalt öeldes olen ma üsna üllatunud, et ta veel elus on, sest see vesi seal on täiesti räpane ja seal pole isegi filtrit sees. Nii et jah, ma arvan, et võib kindlalt öelda, et me leidsime selle tüübi just õigel ajal. Nii et ma panin ta ämbrisse värske veega ja jätkasin ringi vaatamist, et näha, kas leian veel mõne kilpkonna, kui äkki juhtus see. Ai! Oh, sa püha, miski hammustas mind seal sees. Mis toimub? Kas seal on hammaskilpkonn? Oh, sa püha, ma värisen praegu. Keegi tõesti hammustas mind. Okei, tead mis? Ma kasutan võrku. See on hea mõte. See peab olema hammaskilpkonn või? Mata. Kus ta on? Tule nüüd. Oh, sain ta kätte. See on hammaskilpkonn. Vaata, kuidas ta... Oh, ja ta on tegelikult päris suur. Okei, see on natuke hirmutav. Rahune. Rahune, sõber. Me lihtsalt püüame sind aidata, eks? Ma ei suuda uskuda, et mind seal tõesti hammustati, aga õnneks ta ei hammustanud mind väga hullusti. Mul on küll väike torkehaav siin, aga see oleks võinud palju hullem olla. Kui te ei teadnud, siis isegi beebi hammaskilpkonnadel on väga tugev hammustus. Ja jah, ma oleksin kindlasti võinud sõrme kaotada, mis poleks üldse hea olnud. Vaata teda. Oh, ta pissib. Okei, tead mis? Paneme ta lihtsalt ämbrisse. Ta ei ole üldse rahul. See osutuski selle akvaariumi viimaseks kilpkonnaks. Nii et ma liikusin loomapoe teisele poole, kus kalapaagid olid palju suuremad. Kes teab, mida me sealt leiame? Okei, alustame sellest akvaariumist. Ma ei näe veel midagi, aga vesi on väga sogane. Vaatame. Kas keegi on siin sees? Oota korraks. Helen, me saime tegelikult esimese võrguga midagi kätte. Mis see on? See näeb välja nagu mingi kala. Okei, see ei ole kindlasti aksolott. Seda nimetatakse tegelikult draakonmudilaks ja nad on ühed kõige õudsema välimusega kalad maailmas. Ma mõtlen, vaata seda nägu. See näeb välja nagu päris tullukas. Au, tal on tegelikult väga teravad hambad. Noh, nüüd kui me teame, et siin on kalad sees, jätkasin ma võrguga püüdmist, kui äkki püüdsin veel ühe, aga see oli palju haruldasem. Oh, issand Helen, meil on siin veel üks kala, aga see on palju suurem. Rahunege, vaadake selle kala suurust. Seda nimetatakse veelehma mudilaks. Nii et see on veel üks mudilaliik. Võib-olla on see ainult mudilate akvaarium, ma ei tea. Aga see on palju haruldasem ja kasvab palju suuremaks. Lisaks sellele on nad ka väga agressiivsed. Need tüübid on väga sarnased maopeakaladele, kelle pidamine on tegelikult ebaseaduslik. Nii et jah, see on tõesti äge leid. Pärast veelehmkobi ämbrisse panemist leidsin veel 2 kala, sealhulgas selle väikese punase sabagasega ja selle tüübi, kes oli väike ripsasega. Mõlemad need kalad kasvavad kunagi väga suureks, aga praegu on nad veel väikesed beebid. Nii et ma liikusin edasi järgmise akvaariumi juurde, kus hoiti nende kõige haruldasemaid aksolotleid. Okei, te kõik, ma olen praegu natuke närvis. Nende kleebiste järgi otsustades peaks siin olema mõned hullud aksolotlid. Ma lihtsalt loodan, et nad on ikka veel elus. Nii et ma hakkasin kahvaga ringi püüdma, aga olukord ei paistnud hea. Ja ühtegi aksolotlit polnud näha. Ja noh, just siis, kui ma olin juba alla andmas, juhtus see. Oh, Helen, vaata, ma arvan, et ma näen siin midagi. Mis see on? Ma olen üsna kindel, et see on aksolotl. Jah, on küll. Me saime ta kätte. Oh, issand, see asi on tohutu te kõik. Oh, ja see pole kindlasti tavaline te kõik. Meil vedas täiega. See siin on tulekärbse aksolotl. Ja see on üks kõige hullumeelsemaid kogu maailmas. Ma olen alati tahtnud ühte leida, aga need on ülimalt haruldased. Ja põhjus, miks neid nimetatakse tulekärbse aksolotliteks, on see, et nende
pea ja keha on mustad, aga saba on albiino ja võib tegelikult pimedas helendada, täpselt nagu tulekärbes. Ja noh, see ei juhtu lihtsalt loomulikult, need asjad tehakse tegelikult laboris. Näite, kui aksolotlid on veel munades, lähevad teadlased ja ühendavad tavalise aksolotli albiinoga, et põhimõtteliselt teha üks, mis on pooleks tavaline ja pooleks albiino. Ja nagu võite ette kujutada, ei ole seda lihtne teha. Nii et need aksolotlid on uskumatult haruldased. Ja jah, see on kindlasti minu lemmik seni. Noh, nüüd saame tulekärbse aksolotli tabelist maha tõmmata. Aga nagu näete, on meil veel mõned leida, sealhulgas $10,000 väärtuses mosaiik. Nii et panin selle tüübi jahutuskasti ja jätkasin otsimist. Ja kohe pärast seda tegin veel ühe šokeeriva avastuse. Vaata seda, Helen! Meil on veel üks aksolotl ja see on jälle hiiglaslik. Ja oota korraks. Ma arvan ka, et see on veel üks uus liik. Kui mul on õigus, siis olen üsna kindel, et seda nimetatakse määrdunud leugüstiliseks aksolotliks. Ja noh, ainus põhjus, miks ma nii arvan, on see, et see näeb täpselt samasugune välja nagu see, mis on tabelil. See on põhimõtteliselt tavaline leugüstiline, aga tal on näos palju musti täppe. Ma tean, et see lemmikloomapood on spetsialiseerunud aksolottidele, aga ma lihtsalt ei suuda uskuda, kui palju erinevaid tüüpe me leiame. See on nii lahe. Võtsin sellest akvaariumist veel paar küflitäit ja mul õnnestus veel paar aksolotti kinni püüda, aga mul polnud aimugi, mis tüüpi nad on. Hinnasildil oli kirjas, et neid kutsutakse hüpodeks, millest ma polnud kunagi kuulnudki, aga nad nägid tõesti ägedad välja. Panin nad jahutisse ja liikusin edasi järgmise akvaariumi juurde, kus oli veel rohkem aksolotte, keda ma polnud kunagi varem näinud. Kuulge, siin on kirjas, et siin sees on hall ja must aksolott, samuti ksantiline vaskne aksolott. Ma ei ole kindel, mis need on ja neid pole ka tabelites, nii et võib-olla on need mingi uus liik. Arvan, et ainus viis teada saada on nad kinni püüda. Nii et ma hakkasin kohe võrku vette laskma ja ei läinudki kaua, kui ma esimese kätte sain. Helen, meil on midagi, vaata seda, meil on aksolott võrgus! Okei, ma ei ole veel kindel, mis liiki see on, aga ma arvan, et see võib olla ksantiline vaskne. Nagu näha, näeb ta üsna sarnane välja teiste vasksete aksolottidega, mis me leidsime, aga natuke erinev siiski. See on heledamat värvi ja tal on palju täppe peal. Ta on nii lahe, ma pole kunagi midagi sellist näinud. Ja teate, mul on tegelikult teooria, kuidas selles lemmikloomapoes on kõik need hullud morfid olemas. Ja see on see, et võib-olla hoiti paljusid neist aksolottidest koos ning nad hakkasid lihtsalt paljunema, luues üliharuldasi aksolotte, keda kellelgi teisel pole. Ja kui see on tõsi, siis on see tõesti lahe, sest me võiksime olla ainsad inimesed, kellel mõned neist liikidest on. Pärast tema jahutisse panemist jätkasin oma otsinguid selle salapärase halli ja musta aksoloti järele, kui äkki juhtus see. Helen, ma arvan, et see on meie võrgus. Vaata seda. See on kindlasti. See hall ja must aksolotl, kutid. Okei, toome ta siit välja. Tule siia, sõber, me päästame sind. Vau, vaadake seda, kutid. Issand, ta on nii ilus. Vaata, kui palju tal on täppe. Ma pole kunagi sellist näinud. Huvitav, kui haruldane see on, sest jälle pole seda aksolotlite tabelites. Ma ei teagi, mida peaks omavahel ristama, et sellist morfi saada. Kui sa tead, siis kirjuta kommentaaridesse alla. Aga igal juhul on see seni üks mu lemmikutest. Nüüd, pärast kõigi nende hullude aksolotlute leidmist, mis ei maksa isegi $1000, ei suuda ma ette kujutada, milline see $10,000 mosaiik välja näeb. Ja noh, me peame ta ikka veel üles leidma, nii et ma jätkasin otsimist. Ja järgmises akvaariumis leidsin veel hulga tavalisi ja mõned hüpod, aga kahjuks mosaiiki ei olnud. Nii et ma jätkasin otsimist, kui äkki tegin seni kõige šokeerivama avastuse. Issand, Helen, kas see ütleb seda, mida ma arvan, et see ütleb? See kleebis ütleb, et siin on beebi mosaiik aksolotlid. Sa teed vist nalja. Okei, ma täiesti unustasin. Selle loomapoe endine omanik ütles, et mosaiik aksolotlid paljunesid siin. Ja see tähendab, et siin peavad olema pojad. Ja noh, ma arvan, et me just leidsime akvaariumi, kus neid hoiti. Ma lihtsalt loodan, et nad on ikka veel elus. Nii et ma hakkasin ettevaatlikult ümber kaevama ja juba oma esimeses võrgus tõmbasin välja mitte ühe, vaid 2 beebi mosaiik aksolotlit. Sa teed vist nalja. See on minu esimene kord elus, kui ma näen mosaiik aksolotlit päris elus. Ja kuigi nad ei pruugi praegu väga hullud välja näha, on nad alles beebid. Ja kui need tegelased suuremaks kasvavad, arenevad neil välja hullumeelsed värvid ja mustrid. Natuke on seda juba praegu näha. Nad pole kindlasti tavalised. Aga uskuge mind, kui me hiljem videos selle suurema leiame, olete te täiesti pahviks löödud. Aga see on ikkagi väga lahe. Issand. Ma panin need väiksed tegelased eraldi ämbrisse, et keegi neid ära ei sööks. Ja siis jätkasin otsimist, et näha, kui palju veel leian. Ma vist näen mõnda. Seal on üks kohe siin. Sain ta kätte. Oota nüüd. Tegelikult on neid nii palju, teate. Vaadake seda. Issand, vaadake seda.
meil on praegu võrktäis mosaiikaksolootleid. Siin on 1, 2, 3, 4, 5 pluss need teised 2. Kokku on neid 7. Ja need asjad maksavad igaüks $500. Okei, see on väga palju raha, meil vedas hullult. Aga ma ei teadnudki, et akvaariumis oli veelgi rohkem neid. Ja pärast veel mõnda võrguviset õnnestus mul kõik kätte saada. Kokku oli neid 10, mis tähendab, et kõik need beebiaksolotlid maksavad kokku $5000. Aga ilmselt on see suur väärt 10 000, nii et siit läheb asi ainult pöörasemaks. Pärast seda liikusin järgmise akvaariumi juurde, kus tundus, et seal aretati eri tüüpi aksolotleid. Aga need ei ole lihtsalt tavalised aksolotlid. Nagu näete, on siin kirjas, et siin on kuldne aksolotl. Samuti on siin helendav leukistlik aksolotl. Kui need 2 omavahel järglasi said, siis tõenäoliselt tekkis mingi haruldane hübriidaksolotl. Seega otsustasin, et kõige lihtsam viis neid leida oleks kasutada seda erilist lampi, mis mul on ja mis paneb nad helendama. Ja kohe märkasin midagi. Vaata seda! See on tõeliselt suur! Okei, vaatame, kas ma saan ta kätte. Tule nüüd, sõber, mine võrku. Me püüame sind päästa. Nii, saime ta kätte. Vaadake seda, kutid. Vaadake, kui tugevalt ta praegu helendab. See on hullumeelne, kutid. Vau, vaadake ka silmi. Need on nii rohelised. Ta näeb tõesti välja nagu mutantne aksolotl. See on minu jaoks nii põnev, kuidas ta valguses näeb välja nagu täiesti tavaline aksolotl, aga kui valgus ära kustutada, on ta täiesti roheline, see on hullumeelne. No, see on kindlasti see helendav leukistlik aksolotl. Ja ta tõesti helendab. Tegelikult helendab ta natuke liiga palju. Ta lausa pimestab mind praegu. Ma panin ta koos ülejäänud meie aksolotlitega jahutisse ja meie kollektsioon aina kasvas. Aga siin oli ikka veel see kuldne aksolotl. Ja kuna ta ei helenda, siis on teda palju raskem leida. Kus ta on, kutid? See vesi on rõve! Oi, ma vist näen teda! Ta on seal all! Tule nüüd, mine võrku, sõber! Me üritame sind päästa! Nii, saime ta kätte! Oi, ta on hiiglaslik! Vaadake selle kuldse aksolotli suurust, kutid! Ta on palju suurem kui see esimene kuldne, kelle me leidsime. Ja ta on ka palju värvilisem, ma mõtlen, vaadake seda lihtsalt, see on nii hullumeelne. Olgu, tundub, et me leidsime mõlemad vanemad üles. Nüüd on aeg proovida leida pojad ja vaadata, mis juhtub, kui neid 2 aksolotlit segada. Kui sa mõtled, mis see väike võrgustanum akvaariumis on, siis tavaliselt pannakse sinna kalade ja aksolotlipojad. Nii ei söö vanemad neid ära. Ma vaatasin sinna sisse ja märkasin kohe 2 väikest aksolotlit ning need olid ühed kõige ägedamad, mida ma kunagi näinud olen. See on nii lahe, kutid! Ma pole kunagi varem näinud kuldseid aksolotlipoegi. Aga kui sa mäletad, siis nad peaksid ka helendama, sest üks nende vanematest teeb seda. Tead mis? Lähme kustutame tuled ja proovime järele. Hakkame pihta! 3, 2, 1. Oh issand, vaadake seda! Nad on nii neoonvärvi, kutid! Vaadake seda! See on tõesti hullumeelne. Ma ei usu, et ma olen kunagi näinud aksolotlit, mis nii palju helendab. Iga osa nende kehast on sõna otseses mõttes neoonvärvi. Ma arvan, et nii juhtubki, kui segada kuldne aksolotl helendava leukistilisega. Need peavad olema ülimalt haruldased. Ma otsustasin need tüübid panna ämbrisse koos beebimosaiikidega lihtsalt sellepärast, et nad olid sama suured. Ja pärast seda oli aeg uurida seda suurt tiiki, kus väidetavalt hoiti nende kõige suuremaid aksolotleid. Oh issand, kutid, see vesi siin on rõve! Ma ei näe veel ühtegi aksolotlit, aga siin peaks neid olema. Hakkame siis kahvaga püüdma. Kuna see tiik oli tõesti suur, siis neid pole lihtne leida. Kuid juba mõne minuti pärast õnnestus mul oma esimene aksolotl kinni püüda. Ei ole võimalik, Helen, meil on midagi. Meil on meie esimene aksolotl. Ja issand, nad ei naljatanud, kui ütlesid, et siin on suured isendid. See tegelane on tohutu. Ja ma arvan, et see on veel üks liik, mida me pole veel leidnud. Seda nimetatakse Starburst aksolotliks. Ja kuigi esmapilgul võivad nad tunduda üsna tavalised, siis lähemalt vaadates on neil kuldsed helbed üle kogu keha. Nad on lihtsalt nii lahedad. Ma pole kunagi varem ühtegi sellist leidnud, rääkimata veel nii suurest. Ja õnneks on ta ikka veel elus, isegi pärast seda, kui ta on seal nädalaid hüljatuna olnud. Ja kuidagi on ta ikka veel väga paks. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ju ta sööb seal midagi, ma ei tea. See on tõesti imelik. Ja kui ma lähemalt vaatasin, sain aru, et põhjus, miks see nii pontsakas on see, et ta on tegelikult tiine. Mis tähendab, et siin peab veel olema kaasa arvatud pojad. Nii et ma panin ta jahutisse ja jätkasin ümbruses kahvaga püüdmas, kui äkki juhtus see. Vaata seda, Helen, mul oli õigus, siin on pojad sees. Meil on 2 väikest aksolotlit. Issand, nad on nii tinnukesed. Ma arvan, et need on Baby Starbursti aksolotlid, aga ma ei tea kindlalt. On üsna raske öelda, kui nad nii väikesed on.
aga igal juhul teeb see päästeoperatsiooni palju raskemaks, sest see tiik on tohutu. Siin võib sõna otseses mõttes olla sadu neid. Nii et ma arvan, et peame jätkama ja vaatama, kui palju me veel leiame. Iga kahvatäiega kasvas meie aksolotite kogu aina suuremaks ja meie jahutuskast täitus kiiresti, aga sellega asi ei piirdunud. Siis püüdsin veel ühe hiiglasliku aksolotli, aga see oli palju haruldasem. Oh, uskumatu, Helen, meil on siin veel üks aksolotl. Ma arvan, et see on veel üks suur melanistlik aksolotl. Hull on see, et see on alles teine, mille me kogu sellest loomapoest leidsime, mis näitab, kui haruldased nad on. Aga nagu te teate, otsime me midagi palju haruldasemat. Nii et paneme selle tüübi jahutisse ja jätkame otsimist, et näha, kas leiame veel midagi tabelist. Pärast seda märkasin tiigis midagi muud ja kui ma sellele paremini otsa vaatasin, sain aru, et see on tohutu albiino aksolotl. Okei, vaatame, kas ma saan ta kätte. Tule siia, sõber. Mine võrku, me päästame su. Seal ta on! Oh issand, ma sain ta kätte! See asi on hiiglaslik. Kas te näete seda? See ei näe isegi päris välja, teate. See on kaugelt suurim aksolotl, mida ma oma elus näinud olen. Mul on väga suured käed, nii et kaameras ei pruugi see nii suur tunduda, aga mul on siin mõõdulint olemas. Ja me vaatame kohe, kui suur see aksolotl tegelikult on. Tundub, et see on sõna otseses mõttes umbes jalapikkune, teate. Okei, tema pea on siin. Püsipaigal, sõber. Okei, tema saba on siin, teate. Vaadake seda. Ta on veidi üle 10 tolli pikk. See peab olema mingi maailmarekord või midagi sellist. Teate. Kommenteerige allpool, kui olete varem nii suurt aksolotlit näinud. Aga nagu näha, on ta ka väga pontsakas. Tundub, nagu ta oleks tiine. Kui see on tõsi, siis võivad seal sees olla ka albiino pojad. See on hullumeelne. Ma ei teagi, mida öelda. Nüüd, ma ei ole kindel, kuidas me saaksime midagi sellist üle trumbata. Aga ma jätkasin põrguga püüdmist ja mul õnnestus püüda veel hulga aksolotli poegi, sealhulgas mõned albiinod. Aga siis märkisin oma võrgus midagi suurt ja see oli täiesti ootamatu. Vaadake seda, kutid, meil on siin veel üks suur aksolotl. See paistab olevat veel üks albiino. Oota korraks. Ei, see on midagi muud. Kuulge, ma arvan, et see on suur kuldne aksolotl. Vaadake seda. See on kaugelt kõige suurem kuldne aksolotl, mida ma kunagi näinud olen. Ta on sõna otseses mõttes suurem kui mu käsi. See on hullumeelne. Ma arvasin alguses, et see on albiino, sest ta on nii must. Ma mõtlen, vaadake seda. See on nii kurb, teate mõelda, et kõik need hiiglaslikud aksolotlid elasid selles rõvedas vees. See on ime, et nad on ikka veel elus. See on täiesti hull, kui palju kuldseid me selles loomapoes leiame. Ja mis on naljakas, kuni selle videoni arvasin ma alati, et kuldsed on kõige kallimad ja haruldasemad. Aga ilmselgelt pärast kõiki neid pööraseid morfe, mis me siiani leidnud oleme, see ei vasta tõele. Kuid me otsime endiselt aksolotlite püha graali ja see on mosaiik. Ja noh, ma olen sellest tiigis umbes 30 minutit võrku loopinud. Ja ma ei usu, et ta siin on. Selles loomapoes on ainult üks akvaarium veel, mida me pole uurinud. Ja see on meie viimane võimalus teda leida. Nii et ma panin kuldse aksolotli jahutisse ja suundusin viimase akvaariumi juurde, aga asi ei paistnud hea. Vesi oli äärmiselt sogane ja elumärke polnud kusagil näha. Hakkasin seal võrku loopima, kui äkitselt tegin südant lõhestava avastuse. Oh ei, Helen, vaata sinna! Seal on aksolotl, aga ta on tagurpidi ja ei liigu. Ei, see peab olema mosaiik, kutid, see ei ole hea. Okei, proovime ta siiski kätte saada, ta võib veel elus olla. Tule, sõber. See on nii kurb, kutid, te teete nalja. Oota nüüd. Oota, mis see veel on? Helen, see on võlts aksolotl. See on mänguasi, see pole päris. Miks see siin oli? Kas see on mingi nali või midagi sellist? Kuulge, ma tõesti arvasin, et mosaiik aksolotl on surnud. Noh, hea uudis on see, et see tähendab, et mosaiik aksolotl võib ikkagi seal sees olla ja ta võib veel elus olla. Nüüd, kui on veel lootust, et mosaiik võib siin sees olla, jätkasin ma kühveldamist ja pärast mitut tühja võrgutõmmet tõmbasin ma midagi välja. Oh, issand, Helen, me saime midagi kätte. Mis iganes see ka poleks, see liigub. Palun, olgu see mosaiik. Oh, issand, Helen, me tegimegi ära. Me püüdsime selle, mida kogu video jooksul taga ajasime. See seal ongi mosaiik aksolotl. Ma tõesti ei suuda oma silmi uskuda praegu. Ma värisen nii hullult. Ma ei arvanud, et me ta leiame, aga me leidsime. Ja õnneks on ta veel elus. See on kõige ilusam asi, mida ma kunagi näinud olen. Ma mõtlen, vaadake lihtsalt seda. Et panna selle aksolotli haruldusperspektiivi, siis võimalus, et aksolotl on mosaiik, on 0,401%, mis on sisuliselt võimatu. See on lihtsalt juhuslik võimalus, et see juhtub. Sa ei saa spetsiaalselt aksolotlit aretada, et seda saada. Ja sellepärast on neid nii raske leida.
aga nüüd näete tõesti, millest ma varem rääkisin, kui ütlesin, et meil tüüpidel on ülihullud värvid ja mustrid. iga mosaiik aksolotl on täiesti erinev, mis teebki nad väga ainulaadseks. mis selle juures eriti lahe on see, et tema lõpused on sellel pool mustad, aga teisel pool on need punased nagu tavaliselt. see on lihtsalt nii äge. aga nagu näha, ei ole see veel täiskasvanud isend, nii et tema värvid ja mustrid muutuvad kasvades ainult paremaks ja paremaks. ma lihtsalt ei suuda seda praegu uskuda. ma hoian praegu käes aksolotlit, mis võiks olla väärt $10,000. noh, ma arvan, et võib kindlalt öelda, et ma kindlasti jätan selle tüübi endale koos kõigi teiste hullude aksolotlitega, kelle me sellest mahajäetud lemmikloomapoest leidsime. nii et kommenteeri allpool, kui tahad näha teist osa, kus ma ehitan kõigile neile aksolotlitele nende unistuste kodu ja kirjuta ka allapoole nimi meie uuele mosaiik aksolotlile. aga igatahes aitäh teile, et videot vaatasite ja näeme järgmises videos. Tšau!